sõber, mina olen Loolala Anna ja täna ma olen Kallaste hobitalus, kus elab päris palju linde, loomi ja võib-olla ka kalu. Tule koos minuga, vaatame, keda me siin leiame. Siin talus on tore see, et sa võid igasse aedikusse ise minna, et loomadega tuttavaks saada. Tule, lähme! Vaata, siin on poni. Poni on täitsa nagu hobune, aga lihtsalt natukene väiksem. Vaata, tal on siin lakk. Oi, nii pehme. Hea tisu. Hea tisu, kas on maitsev muru? On maitsev muru, jah? See poni on tumepruun, aga vaata, siin on veel üks. Siin on üks helepruun poni. Tere! Hea tisu ka sulle. Kas sa näed ka midagi seal? Kuku! Tule vaatame, kes siin veel on. Tšau! See on kodukits. Tere, kitsake! Sina ka sööd. Hea tisu ka sulle. Hea tisu ka sulle. Oi. Tal on sarved. Ja kui sa vaatad tema silmi. Kitsake, tule näita meile enda silmi. Tema pupillid on hoopis horisontaalsed ja nad on ristküliku kujulised. Vaat. Vaata. Siin on 2 minisiga ja nende nimed on Põssa ja Teemon. Huvitav, kes on kes? Nii, kas sina oled Põssa või Teemon? Nii, sina soovid ka? Mina millegi pärast arvan, et see on Teemon ja see on Põssa. Vaata, Teemonil on suured kihvad. Kas sina oled Teemon? Palun? Kellel on nii suured põsed juba? Oi, kui maiad te olete. Oi, sina soovid ka? No. Palun. Hea tisu. Keegi soovib veel süüa. Sina ka oled, sina oled sõber. Siin on koer ja sa oled koer. Sa oled väga armas. Tere. Ja vot täna ei olegi vaja niita. Lase haned välja ja muru ongi niidatud. Nad tahtsid hoopis muru süüa, jah? Oi. Hea tisu kanakesed. Vaata, kui ilus ta on. Nii ilus kukk. Ja kanakesed on ka nii ilusad. Nad hakkasid kaklema. Ärge kakelge, meil siin veel toitu. Toit on veel. Nii, kas sulle? Vaata, perenaine korjas just värskeid mune. Nad on täitsa soojad veel. Vaata, näiteks see muna ei olegi üldse sile. Vaata, kui vinge. Ja erinevat värvi on need munad. Vaata, siin on rohelisi mune, siin on pruuni värvi mune, siin on valgeid mune. Jah, kui põnev. Vaatame nüüd küülikuid. Tere, kas võib sisse tulla? Tere, sõbrad. Mina olen Loolala Anna ja mind väga huvitab, mis häält teeb jänes.
kas te tuleks palun ja räägiks minuga juttu? Tere, kuku. Kõht on vist täis juba. Kui sa võtad terve porgandi kohe ära, palun. Mis värvi on see küülik? See on oranži värvi küülik, eks peaaegu nagu porgand, natuke heledam. Vaata, kui pikad kõrvad tal on. Ja ta on ikka väga-väga pehme. Ja see on veel täitsa tita. Kas teie oskate mulle palun näidata enda häält? Hei. Kas äkki teie teete häält? Hei. Sa oled nii armas. Tead, tal on sinist värvi silmad, helesinised silmad. Vaata, mis värvi nina tal on. Väike roosa nina. Vaata, kuidas nina käib tal. Ta praegu noosutab, eks? Ja muidugi, ta on valget värvi. Nii pehme. Ja kui armsad väiksed kõrvakesed. Loomadega on see asi loomade lindudega, et kui sa hardad neid, siis nemad tunnevad kohe seda ära. Ja hakkavad näitama, kes on peremees. Sa soovid veel? Palun. Oih, siin sa ei püüa niimoodi. Ja. Voh, nägi. Veel. Me küsime alati enne meie traktori laulu, kes on traktoriga sõitnud. Nüüd mina võin ka käed püsti tõsta, sest et nüüd mina saan sõita traktoriga. Sõbrad, ma sõidan traktoriga. Vaata, siin on hobuseid. Nii. Oh, tšau, pullike. Näe, siin on pullike ka. Tere. Nad natuke kardavad mind. Aga see on okei. See on ärge kardke. Oh, ta jookseb minu järel. Vaata, ta jookseb minu järel. Väga hea. Päris põnev oli. Nii, üks linnuke veel kirjas. Traktoriga sõidatud. Oih, hea, et sisse ei astunud. Sõbrad, vaadake. See on hobuse kaka. Kohe läheme leiame lehma kaka ka ülesse ja saame neid võrrelda. See on ka hobuse kaka. See hobuse kaka. Leidsin! Vaata, see on lehma kaka. Näed, on selline lapik. Hobuse kaka on sellised pabulad koos, aga lehma kaka on vot selline nagu taldrik. Vot. Siin on ka väike köök, kus saab toitu valmistada ja siis väikestele loomadele seda toita nii. See käib siia. Nii, söögile. Süüa. Süüa. Neil on vist kõhud juba täis.
keegi ei taha rohkem süüa. Ka. Keegi ei tule. Kas neil on kõhud juba täis? Nad tulevad. Tere, lambakesi, tere, kõik saavad, palun. Oh, kui maiad te olete. Oh, ja kui pehmed te olete. Tšau. Veel, palun, mul on siin porgandit ka. Kes soovis porgandit? Palun. Kuulge, need on minu ketsid. Niimoodi hüppad või? Kuulge, te olete nagu meie laima, kes üldse ei oska käituda ja hüppab. Kuulge, mina sooviks koos teiega kiikuda. Kui vinge talu. Kalu me siin küll ei leidnud, aga loomi ja lind on siin tõesti väga palju. Mina jään nüüd siia lammastega kiikuma ja sinuga kohtume juba varsti jälle. Tšau!